Thank you guys so much for tuning in for another episode of Just Call Me Bridget podcast. I really do hope that you like this podcast, and if you do, please subscribe to the channel, and also if you would like a bit of more information, please join my Patreon because it really supports to help the podcast grow, and I really only want to bring the best guests out for you. I hope you enjoy another episode, and I hope that I do give you some new knowledge that you didn't know before and it was helpful. This is all why I do this. I started this podcast just to help all the visa holders out in Australia because I didn't have enough information when I started, and I really want to make this experience a lot better for you than it was for me, that you can just come to this podcast and you'll get everything you need to know to succeed in Australia. Thank you. Tere tulemast Just Call Me Bridget podcasti juba 12. episoodi ja täna on mul külas Põltsamaalt pärit mega särasilmne neiukene Kertu Maiste, ja Kertu on olnud kihlatud pea 2 aastat juba austraallasega, sa taustas juba mega pikalt olnud ja sul on kohe valmimas enda maja Austraalias ja sa töötad tänaseks päevaks Austraalias siis hambaarsti assistendina ja liigud, või sul on juba PR käes, eks ju? Ja, üliäge. Ma olen täiega huvitatud just nagu ma olen alati siin podcastis öelnud, et mulle nii meeldib kutsuda just nagu sinusuguseid inimesi podcasti, kes teevadki täiesti nagu, näiteks töötad hambaarsti assistendina, vaata, et see on tegelikult ei ole võib-olla siuke nii-öelda töö, mida võib-olla ülipalju kajastatakse, et eestlased, kuhu sa võimalik jõuda nagu meditsiinivaldkonnas just vaata, et üliäge, ülipalju on neid eestlasi, kes arvavad, et ei, kui ma aussi tulema, saan ainult mingi farmis töötada kuskil traktori peal või kohvikus ja that's it, et nagu ma kaugemal ei saagi pürgida, vaata, et mulle just hästi meeldib nagu, et kuidas sa oledki tulnud siia ja tegelikult ikkagi väga professionaalselt tööd teed ja üliäge, ma olen sinu juures ka kliinikus käinud ja nii äge on näha nagu, et eestlased on ka selliste ametite peale, et üli võimas. Aitäh, et sa tulid täna podcasti ja jagad enda lugu meie kuulajatele. Kõigepealt ma tahangi öelda aitäh kutsumast ja eks see on olnud omaette teekond. Ja mis ma võin öelda, et eks see ongi, kõik on võimalik ja kõik on mõtlemises kinni. Ja. Täiega. Aga võib-olla alustamegi siis inimestele, kes sind ei tea, sest et meil on kuulajaid ka võib-olla Eestis, kes mõtlevad alles siia tulla, ja kuulajaid ka Austraalias, kes on siin olnud ja kelle lihtsalt meeldib kuulata, kuidas teistel eestlastel siin läheb, et äkki teed siis sükse kergema ülevaate, kui kaua sa oled siin olnud ja kuidas sul üldse see Austraalia teekond on nagu läinud ja kuidas üldse see mõte justkui tuli, et üldse nagu Austraaliasse tulla? Plaan on olnud tulla juba väga ammu, peale põhikooli tuli see plaan ja tänaseks ma olen siin olnud peaaegu 8 aastat. Ja järgmine kuu, ongi 10. mai, ma saan siin kodakondsust taotleda. Nii äge. Mis on it's been a journey for sure. Aga ma ütleksin, et see on pigem olnud lihtne teekond. Eks ikka on olnud rasked hetkiga, aga kõik on nagu hästi sujuvalt läinud pigem minu jaoks. Kas sa maandusid kohe Perti või vii võib-olla meid läbi, et ei pea nagu pikalt laskuma võib-olla, aga et umbes, et mis erinevaid nagu töökohti sa oled teinud või nagu kohti võib-olla läbi reisinud või teinud, et kuidas sa üldse jõudsid siis oma teekonnal tänase ametini? Kõigepealt enne Perti tulekut ma olin nädal aega Tais ja siis tulin Perti edasi ja eks need esimesed aastad pigem oligi see, et elad sisse, otsid töökohta, kuna mu inglise keel ei olnud väga hea ka, siis võttiski kauem aega. Olen teinud erinevaid koristustöid, töötanud maasikafarmis ja siis klienditeenindajad ilmselgelt. Ja läbi selle olengi siis nagu enesekindlust, inglise keelt ja kõike seda nagu arendanud.
ja muidugi väga palju tutvusi on tekkinud, väga palju sõbrannasid, sõpru, kes ongi läbi tööde ja selle Eesti community siin, kes on nagu tulnud mu ellu ja aidanud sellel teekonnal veel rohkem nagu sujuvam olla. Ja äge tegelikult ikkagi farmitööd oled vaata ära teinud ja nüüd tänaseks päevaks on sul inglise keel ikkagi väga hea ja nagu meditsiiniline inglise keel ka, et sa oled nagu jõudnud sisuliselt siis nagu suhteliselt madalalt tasemelt ikkagi mega proficient inglise keelele, et nagu kas ta nüüd just mega professional aga selles mõttes ja, et kuna ma töötan siis hambaarsti assistentina, siis kuna ma olen, see ongi spetsiifiline keel, siis ma olen seal õppinud nullist inglise keeles ja siis alati, kui ma pean seda nii-öelda eestikeelselt rääkima, siis on väga raske, sest ma ei tea, kuidas need sõnad on eesti keeles nagu. Kõik need instrumendid, haigused, mis iganes. Et ja, närvid, eks nad kõik on enamjaolt ladina keeles, aga ja. Kus sul üldse tuli nagu see plaan üldse hakata hambaarsti assistendi teekonda nagu ette võtma? No nagu vana ja viisa oli vaja kooli minna, siis kui mina tulin Austraaliasse, oli ainult 2 aastat working holiday viisat ja siis ma otsustasin ikkagi kauemaks jääda, siis tuli vaja kooli minna ja koolis minu põhimõte oli see, et ma ei taha õppida midagi, mis mulle midagi ei anna või et ma ei tahtnud, et see oleks lihtsalt viisapikendus. Ja siis ma otsustasingi, et ma lähen hambaarsti assistendiks õppima. Kas sul oli varasem mingisugune kokkupuude selle ametiga, et nagu tegelikult ikkagi üsna nagu täiesti teissugune nagu, et kas sul oli mingi varasem kunagi huvi võib-olla selle ameti vastu või? Mul on olnud terve elu meditsiini vastu huvi ja kui ma tulin Austraaliasse, siis minu majakaaslane oli hambaarsti assistent ja temaga rääkides ja suheldes nagu mõtlesin, et see tundub ka huvitav. Mulle just meeldib, et see ongi spetsiifiline ka ja mul on terve elu meeldinud inimesi aidata ja väga paljudel ongi hambaarsti hirm, kaasa arvatud minul siiamaani. Kuidas sul üldse siis kooli teekond nagu kuidagi emotsionaalselt oli, et nagu kõike seda keelt õppida ja kõik see finantsiline pool ja kõik need tööpiirangud ju samal ajal ja siis veel leida nagu see sponsor siis, et kella juurde minna, kuidas sul see kogu teekond nagu läks? Ma ütleksin, et kõige raskem kooliviisa juures, õppimise ja töötamise juures ongi see, et sa saad ainult töötada 20 tundi nädalas ja sellega sa pead siis suutma oma arved maksta, toit lauale, kooli maksta ja kõik sellega seonduv. Et väga selles mõttes oli väga keeruline ja raske, aga ma sain hakkama. Ja ongi, kui sa push'id, siis sa saad. Kuidas oli raske ennast nagu motiveerida või sulle pigem nagu lihtsalt see ala pakkus niivõrd palju huvi, et see nagu omaette nagu motiveeris sind kuidagi? Ikka oli raskeid hetki ja ikka jälle ma mõtlesin, miks ma seda teen ja sest et ma käisin ka nädalavahetuseti, oli kogu aeg kas töötasin, õppisin, et raske oli ikka motivatsiooni leida, aga ongi, sa pead mõtlema nagu kaugemasse tulevikku, et mille jaoks sa seda teed, mis see sulle annab, kui sa selle ära teed, et ikkagi soov Austraaliasse jääda oli nii suur, et kas või hambad ristis pingutad. Aga ilmselgelt mulle meeldis ka see ja see pakkus mulle huvi. Et ja, ma võin öelda, et ma armastan seda, mida ma teen. Nii äge. Ja, et läks hästi, et sain ameti, mida ma teen. Ja kuidas sul see sponsori leidmine läks, et nagu meil endal on ka see nagu teekond ees, et kool siis ära lõpetada ja kõik need praktikatunnid ja viisavahetused ja viisamaksumused ja siis leida nagu see sobiv nagu sponsor, sest pead ikkagi päris pikka aega nagu seal olema ja kes siis, kas sa tunned, et sellel ametil on nagu palju nõudlust
või oli pigem nagu keeruline leida kedagi, kes sooviks seda viisateekonda koos sinuga läbi teha? No esiteks on see, et kui sa oled hambaarsti assistent, siis see ei ole üldse sponsorlistis. Ja peale seda siis ma tegin hambatehniku paberid, kes siis teebki neid proteese, kroone, sildasi, kõik see hambakaped, kõik see värk. Ja see oli sponsorlistis, aga see mingi aeg võeti sealt ära. Ja tänaseks ma ei tea, kas see on seal või ei. Aga minu ellu tuli siis minu tänane elukaaslane, minu kihlatu, ja siis selle edasise viisa me tegime läbi tema kaudu. Partnerviisa nagu. Jah, et minul kui seda sponsorviisat ei ole olnud. Aga see oli täpselt siis umbes nagu koolili lõpupoole, kus siis pidid ümber switchima partnerviisaks või mul oli niimoodi, et me kohtusime, siis mul äkki oli kool, oli täpselt esimene aasta, ma olin käinud koolis äkki paar kuud ja siis me kohtusime, aga ilmselgelt sa kohe ju ei tee partnerviisat. Ja mul see kooliviisa veel kehtis ka ja mu kool oligi kuskil 2 aastat, 2,5 aastat. Ja pärast seda me juba tundsime üksteist, teadsime, me olime arutanud ja siis me otsustasime, et ma teen talle selle partnerviisa. Et eks see on ikkagi ka ju suur väljaminek. Muidugi. Et esialgu, kui sa inimest ei tea, et siis sa ju ei hakka seda raha ju välja käima. Mis konsultantide kasutasite viisal? Oli nagu lihtne teekond või tundsid, et nagu taod nagu haamriga vastu seina või? Meil oli niiviisi, et mulle üks sõbranna oli enne teinud partnerviisa ja siis ta lihtsalt jagas näpunäiteid, aga meie agenti või konsultanti ei kasutanud, lihtsalt ise tegime, kuna meil oli nagu nii-öelda lihtne case, et ja me ise push'isime ja tegime ja muidugi sõbranna aitas ka väga palju. Aga jah, väga keerulist meie jaoks nagu ei olnud. Väga äge, pole üldse kuulnud palju, et inimesed oleks ise teinud täiesti. Lihtsalt aega kõige rohkem nõudiski see, et need dokumendid valmis ise kirjutada, kõik elulood. Siiamaani naerame, et üldse siin Austraalias viisadega, et kui sul teed neid viisasid, siis sa pead vanaema surnud kassi ka üles kaevama ja tema DNA saatma, et jumala eest, et oleks asi õige. Ja igast ju pilte ja video kõnelogisid ja ma ei tea, mis asju pead sinna saatma. Ja pluss ongi need ju nagu tänaseks on tegelikult nii tore uuesti lugeda läbi ja ma tegime kronoloogilise meie tutvumisest kuni siis tollani, mis ajani me koos olime. Ja siis igatahes nii lahe on nüüd vaadata, sest seal on meil kõik kuupäevad, kellega me olime, mis me mõtlesime, kõik on üles kirjutatud, et tegelikult on väga huvitav nüüd lugeda ja tagasi vaadata. Väga nagu fotoalbumi materjal. Ja täiega, peaks lihtsalt välja printima. Mida sa tunned nagu enda teekonnast, et võib-olla mis ämbreid sa enam ei kolistaks või mis on nagu olnud selline, kus sa mõtled tagasi nagu, et fuck, et nagu need asjad juhtusid ainult sellepärast, et ma ei olnud piisavalt teadlik või nüüd sul on ka õde elab sinuga Austraalias on ja et võib-olla mis on need näpunäited, mida sa nüüd talle oled saanud oma teekonnast anda, mida võib-olla, mis tuleksid teistele ka kasuks, kes on just nagu alustanud oma Austraalia teekonda või üldse on täiesti veel Eestis ja mõtlevad aussi tulla, et võib-olla lihtsalt mingi süüksed mõtted, et umbes, et ole selleks valmis. Ma ütleksin, et enda teekonnal ma ei muudaks midagi. Neid ämbreid ei ole väga palju olnud. Aga mida ma soovitaksin teistele ja samamoodi ma ka alati räägin oma õele, et ära jäta asju viimasele minutile
ja kui sa kandideerid, väga paljud ei vasta. Ära heida meelt, pea püsti, mine edasi. Ära jää selle järgi ootama ja lihtsalt julge peale hakkamine. See on täiega. Lihtsalt saada neid CV-si ja lihtsalt äkki joppab. Et just ongi see, et julge peale hakkamine ja ära jätta asju just seoses viisaga. Ära oota, et sulle midagi kukub taevast alla, vaid lihtsalt võtta need ohjad enda kätte ja hakka tegelema. Ja kõik asi võtab siin rohkem aega. Jah, võtab küll. Kaua teil üldse nagu see nii-öelda siis sellest hetkest, kui te mõtlesite, et panete partnerviisa sisse, kuni siis see, et kui see vastus tuli? Issand, äkki see oli vist 2020, kui me aplaisime siis partnerviisale. See oli vist 5. september, kui ma õigesti mäletan. Ja partnerviisa ma sain 2 kuu pärast juba, mis oli väga ruttu. Ja siis oligi 2 aastat peab olema partnerviisa peal. Ja siis 5. august, siis 2022, 5. august ma aplaisin permanent residentsiks. Ja selle ma sain siis eelmine aasta mai. Ja lähed täis passini välja? Ikka jah, sellepärast ma siin ju olen. Annad Eesti passi ära. Mida sa tunned, nagu, mida Austraalia on võib-olla sulle kõige rohkem pakkunud ja mida võib-olla sa ei oleks Eestis saanud, kui sa oleks jäänud Eestis enda karjääri üles ehitama? Mis on siin sinu meelest niivõrd teistsugust, mis ikkagi nii väga pani sind nagu kogu seda studentviisat läbi tegema, et ikkagi siia jääda? Ma arvan, et eks see ongi see sisemine unistus, et ei jäta asja pooleli ja et kui ma juba siia tulnud olen, siis ikka täie rauaga. Pluss muidugi, et mida ma Eestis võib-olla ei oleks saanud nii palju nagu praktiseerida õppida, ongi puhtalt ka inglise keel. Sest Eestis sa oled ikkagi rohkem mugavustsoonis, sul ei ole vaja seda nii palju kasutada. Pluss üldse kogu see Austraalia teekond on mind teinud väga palju iseseisvamaks. Mitte, et Eestis ma ei olnud iseseisev, aga siin on nagu ongi just, et sa tuled oma mugavustsoonist nii palju välja. Ja sa pead hakkama saama. Ja üleüldse mulle endale isiklikult ma olen siin positiivsem, nagu sa ütledki, särasilmsem ja elu ongi ilus. Jaa, nii aga. Kas sa tunned täna nagu olles ka Austraalia partneriga koos, on sul tihti neid hetki, kus lihtsalt nagu inglise keel veab täiega alt nagu? Oi, väga palju. Ma vahepeal ise ka mõtlen, kuidas ta minust aru saab. Aga ta saab aru ja eks ta on nii harjunud ka juba ja eks ma vahepeal meelega räägin ka eesti keeles, et oskab ta ise ka eesti keelt ja juba? oskab, ta iga õhtu õpib. Tegelikult, nii aga. See tegigi omale selle aasta lubaduse, et õppida. Muidugi ilmselgelt ta lauseid ei oska veel moodustada või siis väga basic'uid, aga jah, ta täiega paneb effortit sisse. Ja nüüd su partner, ma vaatasin, stalkisin sind Instas veits, et käinud Eestis ja nii, et kuidas Eestis oli üldse, kas su vanemad oskasid inglise keelt või sa olid nagu täiskohaga tõlgi positsioonis? Jah, täiskohaga tõlgi positsioonis. Õnneks toona mul õde oli ka Eestis ja õde siis oskab ka ikka inglise keelt. Ja eks vanemad oskavad ka, aga see on väga basic, et ikkagi mina pidin kõrval olema. Või siis, kui ma ei olnud, siis kehakeel. Ja saab väga hästi hakkama. Kui on vaja, siis saab hakkama. Muidugi. Ja muidugi mulle vanematele oli mingisugust äppi kasutasid telefonis, kus siis ema rääkis eesti keeles sisse ja siis tõlkis vastu. Ja tõlkis vastu, et väga hästi saab ja eks ongi ka see kartus rääkida, vaata. Et sa räägid valesti, et aga puhkust, kui me oleme puhkusel käinud Eestis, siis
peale paari nädalat siis ongi juba, räägid vabamalt ka. Mul ka ema käis siin, siis ma nimelt juba hakkasin talle lõpuks ütlema, et ei, ma ei tule sulle sinna kohvikusse ka, sa ise räägid, ise tellid ja kui tellid valesti, siis saadki valesti. Ja siis Et nagu õpid, proovid, niimoodi sa jaa. õpidki ja täpselt ja et Jaa. peaasi, et sa oled ise enesekindel. Räägid valesti, aga ole nagu ole Valesti kõvasti. Ja just ja. Et nii me kõik oleme ju siin hakkama saanud. Muidugi. Räägime siis natukene sinu töö poolest, et mis sa tunned, mis on nagu just spetsiifiliselt sinu töö juures sinu enda jaoks olnud kõige nagu selline proovile panevamad asjad või kõige keerulisem, et olgu see, ma ei tea, kas mingi keelebarjääridega või lihtsalt nagu töö enda iseloom, et mis on võib-olla sellised asjad, mida sa kannad kaasas, eriti nagu minu arust meditsiinivaldkonnas töötates, kui ma ise juba töötasin haiglas, mul oli ikka päris tihti võib-olla mingid olukordi, mida ma võib-olla tõin koju kaasa või inimesed, kes läksid kuidagi eriti nagu hinge või ma ei saanud võib-olla kuidagi, no tead ikka, nagu, et tuleb neid hetki ette, et mis sa ise tunned, mis sinu jaoks? Kõige ja kindlasti see alguses see keelebarjäär ja ongi, sa pead lihtsalt nii paljusi asju korraga teadma, sa pead nii paljusi asju korraga tegema, sa pead mitu sammu ette mõtlema ja seda kõike inglise keeles. Et alguses oli ka korralik challenge ja väga stressirohke. Ma ei jõudnud ära oodata, millal ma lõpuks olen nagu tunnen ennast mugavalt, mida ma teen. Ja ongi või siis erinevatele patsientidele helistama ja neist aru saama, sest see Austraalia inglise keel võib ka vahepeal olla teistsugune. Jah, võib-olla see oligi alguseks. Et tänaseks on, kuna ilmselgelt ma olen seda nii pikalt juba teinud, ma tean seda värki, aga tänaseks ma ütleks et väga pikad päevad. Väga pikad päevad. Ja sa pead ikkagi olema nagu terapliiats, kogu aeg kaasa mõtlema, et sa ei saa lõdvaks lasta nii-öelda. Aga ja mis ma mõtlen pikkade päevade all, et minu tööpäev hakkab 7:30 ja vahepeal ma jõuan koju 9 õhtul. Vau, päris hull. Ja seda, mingi aeg oli väga palju seda. Nüüd ma üritan ise ka rohkem oma jalga maha panna, et natukene liiga palju. Sest siis, kui ma ka sinu juures käisin, siis sa mainisid, et sa käid nagu erinevate kliinikute vahel ka sõidad, et sa ei ole nagu statsionaarne ühes kliinikus, et siis ilmselgelt sa puutud kokku ka nii paljude erinevate arstidega, on ju. Kas sul on neid hetki ka, kus sa tead, nagu sa näed graafikust ära, et võt täna ma olen selle arstiga, et see nagu üldse ei klapi ja ei jõua ära oodata nagu kuni koju saad või? Pigem oli see alguses, ma olen 2 kliinikus töötanud, minu esimeses kliinikus, aga see oligi puhtalt see, et ma ise olin ebakindel. Tänases, kus ma praegu töötan, ma ikkagi enamjaolt töötan ühe arstiga ainult ja temaga ma alustasin selles esimeses kliinikus ja kuni tänase päevani, et meil on väga hea klapp, aga pigem ei ole seda, kõik on ikkagi väga sõbralikud, väga aitavad, vastu tulevad ja. Kas sa tunned, et kuidagi kui võrrelda austraallast, kes alustab hambaarsti assistendina tööd versus kui sina oled selle töö, kas sa tunned, et sa oled pidanud nägema räigelt rohkem vaeva, et ennast tõestada lihtsalt sellepärast, et sa ei ole kohalik? Või kas sa oled saanud mingisugust, ma ei tea, teistsugust pilku või tunnetust lihtsalt sellepärast, et ma ei ole saanud teistsugust pilku ega tunnetust, aga kindlasti neil on eeliseid, aga see on ka väga suhteline, et jah, nende emakeel on inglise keel, aga äkki see, kellel on siis see austraaliane, kelle emakeel on inglise keel, tema on rohkem endasse tõmbuvam ja siis tema vaatab, et ma tahaks olla rohkem nii-öelda avatum. Et ma ütlen, et ma olen avatud,
aga ongi siis minu emakeel ei ole inglise keel, vaata. Et see on ja nii suhteline, et kindlasti on neid eeliseid, aga noh, ma võin ka öelda, et mul on neid eeliseid, vaata. Jaa, Et jah. et teiste asjadega kuidagi Just, trumpad nagu. jah, jah. Et jah. Aga ma teen korra pausi. Mhm. I just wanted to shout out Placent Active products for you guys because I've been using them for the past few weeks and it's been absolutely amazing. I'm already seeing the changes that my hair goes through. So I've been using their shampoo, conditioner, and also their hair serum oils. It's absolutely amazing. I started using them because my hair used to be very long. It was really healthy and very thick and nice. But I just lost all of that when I moved to Australia because of working in the farming industry and also in FIFO. My hair is always exposed to very dusty environments, and also the water here is a lot harsher. Because I keep bleaching my hair as well, it's done its damage. But these products have really helped me to start my hair growth journey and really get my hair back to its healthy state. They use all of these amazing ingredients like placenta extract, keratin, liquid silk, glycerin to really nourish and strengthen your hair. I'm very excited to share with you my journey on how my hair will start growing back to life. And if you want to try out these products as well, please use a discount code which is the same as my Instagram username, so Birgit HVA. So it's like my name, Birgit Hyvä, but just skip the U in the middle. So let me know how you go if you do try out these products, and let's grow our hair long together. Tead ma enne, kui me jätkame sinu nagu hambaravi valdkonnast edasi rääkima, siis korraks põrkame tagasi ikkagi uuesti sinu nagu selle Austraalia teekonna algusesse, et tegelikult me hüppasime suht kiirelt sellest üle, et kas sul on välja tuua mingisugune siuke, ma ei tea, põnevam või naljakam olukord enda farmi teekonnast just, mis sulle on nagu meelde jäänud? No nagu ma enne mainisin, siis ma käisin maasikaid korjamas. See oli minu elu kõige raskem töö üldse. Kogu aeg põlvede peal, käpuli maas korjad need maasikaid. Ja kusjuures oligi see, et kõik nii hea, et saab maasikaid süüa, et kas sul on nagu kopp ees, vaata ka juba. Ja siis mul oli see, et nagu jah, ma sõin neid seal, aga ainult sinnamaani, kõrval oli mürgiprits ja see lihtsalt, et mul ongi pigem see, et mul ei ole kopp ees, aga lihtsalt ma ei taha neid süüa, sest lihtsalt kõrval läheb mürgiprits. Ja kuna oligi see, tulin Austraaliasse 2017 aasta august ja septembris saime sinna maasikafarmi tööle ja megakülm oli, megavihmane ja sa töötad esmaspäevast laupäevani hommikul 5 õhtul 6 vihma, tuule ja kõigega. Liigumärgi, sa korjad neid maasikaid. Ei, ma ei taha maasikaid süüa. Kuigi tänaseks on see kindlasti leebunud, aga ja ikkagi nagu mega raske viis, kuidas raha teenida, eks? Väga raske, jaa. Aga üks seik meil seal kindlasti juhtus oli, et kuna see oli siukene dodži, ma ei tea, kuidas on dodži eesti keeles. Kahtlane, jah, siuke kahtlane ei aetud asju õiget viisi. Ilmselgelt me ei teadnud sellest enne. Ja siis ühel päeval mingites mundrites mehed tulid siis sinna farmi ja enamus farmi töötajad olid siis illegaalselt seal, kõik olid immigrandid ja nad kõik viidi ära. Neid vist oli vähemalt 30-40 asiaati. Ja et see oli väga suur šokk. Ja peale seda ka me otsustasime, et olid need farmipäevad juba tehtud ka ja et aitab. Sellel ajal oli see tunnipalk ka päris kehvakene, ma kujutan ette. Ja seal oli kilode pealt veel ja osades peenardes ei olnud neid maasikaid nii palju ja kui oligi vihmalisem periood, seda päikest ei olnud, siis nad ei kasvanud nii kiiresti ja nii palju.
et töötasid jah, 6 päeva nädalas ja 10 tundi päevaselt ja said oma $600 ja nutsid ja läksid tagasi tööle. Haige. See oli tõesti hea. Päris hull, aga samas päris kiirelt ikkagi tegelikult, kui sa ütlesid, et augustis jõudsid ja septembris olid tööl või? jah, aga nagu jah, et eks me olimegi, et lihtsalt kogu aeg kandideerisime igale poole. Lihtsalt saatsime CV-si ja lihtsalt joppas ja toona, kuna tööd ei olnud, siis võtsid seda, mida anti, et ei tahtnud nii-öelda pirtsutada ka vaata. Et noh, vähemalt midagigi. See on suht oluline asi, ma praegult nagu siin podcasti kaudu pakun konsultatsioone ka ja päris palju on ikkagi neid, kuidas viisakalt öelda, et kes tulevad siia, no eriti eestlaste puhul, vaata eestlane on üldiselt siuke hästi nipsakas ja siuke, et ma on hästi kõva vend, vaata, ei ole nõus tegema võib-olla kõiki töid. Et päris kiirelt saad oma vitsad kätte siin ja ego paugu, et väga palju on neid, kes farmidesse igalt poolt lastakse lahti, sest et lihtsalt suhtumine annab soovida. Ja teine asi, et väga paljud arvavadki, et nad tulevadki siia seda roppu, nii kui maanduvad, siis tulevad seda roppu raha teenima, et tegelikult see ikka nii päris ei ole, et ei ole siin piimajõgesi ja pudrumeid. Pead ikka räigelt vaeva nägema. Ja, eks muidugi on, aga noh, esimese tööna seda kindlasti sa ei saa. Muidugi, eriti kui farmipäevi pead tegema. Ja, just. Kuidas sinu nagu iga päev üldse, sa enne mainisid, et sul on tegelikult ikkagi üsna nagu pikad päevad ja nüüd järjest rohkem leiad nagu seda võib-olla enda vaba ja nagu soovi nagu vabastada enda aega rohkem võib-olla töö kõrvalt, aga kuidas näeb üldse sinu nagu iga päev välja sinu töö puhul? No ma alustaksin siis enda hommikust, tavaliselt märkangi siis 5 paiku, ma käin hommikul trennis ära ja iga minut on arvel, sest siis ma pean juba kell 7 ma lähen kodust välja, et jõuda 6:30 tööle ja tööl ongi siis esimene patsient on tavaliselt kell 8, siis mul on pool tundi aega, et oma tööpäev siis ette valmistada, kõik, et oleks mugav ja kättesaadav, kõik igast instrumendid, vahendid, kõik, et oleks, et millestki ei jääks puudu. Ja siis juba tulevad need patsiendid, on pikemad appointmenti ajad, on ka lühemad. Kuna ma töötan implantaadi siis kliinikus, kus siis ongi pigem suuremad suuoperatsioonid ja sellised asjad, siis seal on nagu appointmenti ajad on nagu paar tundi. See on nagu lihtsam, selles mõttes, et sa ei pea nii palju ringi jooksma. Ja tööpäev peaks lõppema ideaalis 5:30, see on väga arv nähus. Ja siis igatahes siis ma lähengi koju, suhteliselt väsinud olen ja tavaliselt ma lähen juba 8 magama. Kui ma jõuan õigel ajal koju. Päris varakult ikkagi tegelikult, suht tubli. Üritan ja või noh, mul ongi see rütm on nii sees juba, et teistmoodi nagu ei saaks. Kas sul on olnud üldse hetki, mil sa oled mõelnud, et see töö pole ikka üldse sinu jaoks ja mis on aidanud sul neid hetki võib-olla ületada? Eks ikka on olnud, kus ma mõtlen, et tahaks midagi muud proovida, et kus mul seal enam areneda on ja kõik see, eks ikka need mõtted vahepeal käivad. Aga ma juba tean enda puhul seda, et on nii-öelda ups and downs ja siis kui ongi nagu, ma tean, et see on nagu mööduv tunne minus, et tegelikult ma ikkagi lähen suu naerul tööle ja mulle meeldib see, mis ma teen ja mulle meeldib inimesi aidata.
et see on nagu see sügavam, et jaa, eks ikka vahepeal, sest ma olen ikkagi ka inimene. Sa enne mainisid, et sul on iseendal ka tegelikult siiski hambaarsti nagu kartus ja see on, ma ei tea, kuidagi siuke hästi levinud. Ma arvan, et Eestis on see kindlasti nagu Vene aja mõjutusega tulnud see, et kardetakse hambaarste. Kuidas sa võib-olla suhtled patsientidega, kes kardavad hambaarste? Kas sul on mingeid nippe nagu selle ärevuse nagu leevendamiseks? Nagu ma ütleksin, et jaa, minul endal ka ja tänase päevani see ei ole minu tool seal istumine ei ole kindlasti minu lemmiktegevustes. Ikka ja jälle ma nagu tunnen seda ärevust, kui mina olen patsient. Aga ma ei oskagi öelda, mis seda ärevust tegelikult ma arvan, et seda ärevust ei saakski nii-öelda ära võtta. Et lihtsalt tuleb iseendale omale see mõtestada, et sind tehakse tuimaks ja sa ei tunne mitte midagi. Ja keegi ei tee sulle ju teadlikult haiget seal, et inimesed on seal, et sind aidata ikkagi. Ja kui sa alati saab ju nii-öelda katkestada, saad ju, et sa ei pea seal hambad ristis olema. Et kui see on natuke too much sulle, siis ma tulen järgmine päev tagasi. Et minu meelest on need helid seal on need, mis on nagu kõige hirmsamad. Jah, tekitavad sellist külmavärinat. No minud rahustasite küll väga hästi ära. Ma mäletan, ma teie ääres käisin, ma ei olnud üldse nagu valmis kuidagi, mis saama hakkab, suurt süstalt näed, siis nagu ikkagi on siuke tunne, et hoia eemal, aga mind ka rahustate, võtsite ilusti käest kinni ja silitasite. Jah, et see ongi jah, et ongi patsutad õla peale ja see on ju ainult tund aega 30 minutit hetk sinu elust ja siis on tehtud. Et kui asi on ju nii-öelda probleem on väike, siis on ju ka poole lihtsam ja kergem seda nii-öelda parandada. Kui läheb suuremaks, siis on ju siis juba on valu ja mis asjad tulevad kõik mängu. Aga naljakas, et sa mainisid süstalt, et meile käivad patsiendid, kes on üleni tatoveeritud ja siis on neil vaja tuimaks teha su ja siis nad lihtsalt suured meesterahvad ja lihtsalt nutavad. Tegelikult. Siis meil on nagu, sul on terve keha ära tatoveeritud nõelaga. No jah, need nõelade suurused on ikka veidi erinev. Üks läheb nahale, teine läheb suule. Aga see on alati nii nagu veider. Kas sul on mingeid ägedaid, võib-olla naljakamaid lugusid või mingi patsiendi lugu, mis sa mõtled tagasi, mõtled, et see pekkis nagu? Naljakaid nii väga ei olegi, aga nagu ma enne mainisin, et pigem on imetlusväärsemaid lugusi, kus ongi, et nagu ma enne ütlesin, et me oleme siis orienteeritud rohkem suuoperatsioonidele ja kus ongi nagu pole hambaid ja siis peame hambad suu panema. Ja ma ei mõtle siin all proteesia, vaid lihtsalt ongi siis implantaate ja sellega kõik see kaasnev. Et see protsess võtab kõik aega, kus sa siis tuled operatsioonile ja sa lõpuks oma hambad suhu saad, võtab kuskile 1,5 aastat aega. Et see on mega pikk protsess ja siis ongi, kui sa vaatad neid enne ja pärast pilte ja seda rõõmu, mis patsientidel on, see on nagu vau. Ja see ongi puhas siiras nagu rõõm, mis neil sees tuleb. Nagu elu muutab. Ongi, muidugi on elu muutab ja kui saad ju naered see korda, see ju muudab nii palju. Sest nagu ongi, nagu on sinu ju business kaart, et absoluutselt ja paneb teise olemise ja välimuse. Kuidas sa maandad ennast pärast pingelist tööpäeva, et sa ütlesidki, et sul on nagu mega pikad tööpäevad hommikul, et trenni lähed vara magama, aga kas sul on veel mingeid võib-olla nippe ka enda võib-olla farmi aegadest, mis võib-olla on aidanud või üldse nagu Austraalia teekonnal, kui on nagu sellised keerulisemad hetked, kas sul on mingeid, ma ei tea, kas just tööriistu või mingeid asju jagada võib-olla inimestele, kuidas neid nagu hetki nagu ületada?
minul endal on just ongi podcast'ide kuulamine või nagu iseendaga aega veetmine, nii-öelda patareide laadimine, et ma käin hästi palju kõndimas ja matkamas, et see on kindlasti, mis minu puhul aitab. Ja 3. asi on koristamine. Mulle meeldib täiega koristada, minu jaoks on see täiega teraapiline. Jah. Ja oma mõtetes olemine ja korrastamine on siis nagu. Aga tänaseks nüüd me oleme oma nädalakava võtnud, käime 2 korda nädalas veel saunas ja ujumas, et see ka kindlasti nagu aitab mõtteid eemale viia ja nagu nii-öelda rahustada. Mida sa ütleksid võib-olla kellelegi, kes kuulab, et kes mõtleb võib-olla nagu hambaarsti assistendi nagu karjääri teekonna peale, olgu see siis ongi kas Austraalias siis nagu viisa mõttes või lihtsalt Eestis seda teekonda ette võtab, mis on võib-olla need, ma ei tea, soovitused, mida sa annaksid, mida nagu, ma ei tea, oodata või milleks nagu valmis olla? No, esiteks ongi, kui sa mõtled, et sa tahad tulla, siis tule. Tee see viisa ja lihtsalt tule ja sa saad hakkama, nagu no matter what. Nagu. Alati on võimalusi ja küll sa ka siit välja pushid ennast nii-öelda erinevatest olukordadest. Ja sorry, mis see küsimus oli? Hambaarsti assistendi saamise soovitused. Nagu sul peab ikkagi olema huvi selles mõttes selle vastu. Et jah, ongi välja mõelda, kas siin nagu huvitaks see värk. Ja kui sind huvitab, siis ongi lihtsalt kooli minna. Ja väga paljud kohad on ka, kus sa saad koha peal, tänapäeval vist mitte nii väga enam ei võeta, aga ongi kunagi sai, et sa saad lihtsalt koha peal väljaõpet ka. Okei. Aga enam vist seda nii palju ei ole. Et ja ongi, kui sa oled otsustanud, et see sind huvitab ja siis ongi lihtsalt kooli minna, teha see kool. Et tegelikult sa ei pea hambatehnikuks minema õppida, et sa võid ka lihtsalt nagu assistendiks jääda õppida ja siis ongi, vola, tehtud. Kas sa mäletad üldse praegu, et kui palju sul üldse läks kogu nagu see õppimisviisad ja kõik need kokku maksma? Mul kool oli siis 2 aasta peale vist 25,000. Ja see oli ainult kool või see oli koos viisa? See oli ainult kool, jah. Kooliviisa, itse ma ei mäletagi palju see maksis. Aga kui sa kooliviisat teed, siis sa pead ju kohe kindlustuse omal ette maksma. Seda mäletan, see oli 1300 vist aasta siis. Päris odavakene, meil oli ikka tunduvalt kallim. No see oli jah, mitu aastat tagasi enne Covidit. Ja, aga nagu me nüüd siin asja tegigi raskeks see, et sa saad 20 tundi nädalas töötada. Ja sa pead kuskil elama, arveid maksma, kooli maksma. Kas sa said nagu täpselt siis enne nagu farmi kuidagi selle nii-öelda kindlusfondi endale ära nagu kogutud, et sai neid kooli tasusid maksta või nagu kooli ajal kuidagi selle poole kohaga töö ajalt järjest nagu tasusid neid või? Ei, üldsegi mitte, ma lihtsalt selle raha ma kogusin jooksvalt, kui ma koolis käisin. Päris keeruline ikka. Ja, et jah, ikkagi mingi tagavar oli, aga ma otsustasin selle rahapallil kõik ära kulutada, nii et jah, eks ikka mingi kindlustus oli, aga see ei olnud nagu mitte midagi palju ega suurt. Et pigem maksin seda kooli jooksvalt. Ja õnneks vist on siin, et iga enne termi peab maksma, meil on see mingi siuke 3500 vist iga 3 kuu tagant või midagi siukest. Mul esimene aasta mäletan oli mul $10,000 ja siis see teine aasta oli 15,000 ja siis selle viimase iga 2 kuu tagant ma pidin maksma 2500.
et see oli päris keeruline, aga makstud ta sain. Räägime võib-olla natukene teie maja ostmisest. Jaa. Üliäge, palju õnne tõesti, et te Jaa, saite, thanks see on teiega. nii suur, no eriti, ma arvan, et kui meil on Eestis kuulajaid, siis te ei kujuta ette nagu kui freaking raske võib olla nagu Austraalias kogu see housing crisis, kes iganes natukenegi on mingid uudised jälginud või miks üldse Austraalias on selline nagu viisade nõudlus võib-olla ongi tegelikult ju sellepärast, et siin on nii meeletu housing crisis, mis see siis tähendab, kes ei tea, on see, kuna siia tuleb nii palju sisserännet, siis lihtsalt ei ole piisavalt maju inimestele, mis see siis tähendab, on see, et praegu võib-olla väike side note ka, et on nagu valimised tulemas on ja ma ei tea, kui palju sina nagu sellega oled võib-olla kokku puutunud, mul on kaevanduses praegu, kui ma tööl käin, on nagu suitsunurgas on nagu väga nagu arutelud jah, et kes mida pooldab, eks, et minu meelest on see viimasel ajal mina kõva häälega mitte ühelegi inimesele julge mainida, et ma olen siin viisa peal ja mis iganes nagu õnneks ma olen sellest valimistest väga kauge inimene ja ma ise hoian ka eemale, ma kohe kindlasti ei taha, aga noh, ongi, et kogu selle housing crisis'iga on minu meelest kuidagi see backpackerite nagu kuidagi vihkamine või see on läinud suuremaks, sest et nii paljud on selle immigratsiooni vastu, vaata. Just, sest tõsi see ränne on üsna suur ja ongi nõudlust on nii palju ja hinnad lähevad kõik ülesse ja sa pead ju kuskil elama ja siis võtadki selle, mida antakse ja sa maksadki. Et see on, meil on selles mõttes väga hästi läinud meie üüripinnaga praegu, kus me oleme, et me oleme seal viimased 3 aastat olnud, natukene väike on, aga meile piisav. Ja meie maksame siis $590 nädalas, mis on nagu täitsa okei. Et nad ei ole väga palju seda hinda üles kruttinud ka meie. Aga jaa, majaga seoses, et siis eelmine aasta aprillis, märtsis tegelikult võtsime selle otsuse, et nüüd hakkame seda asja ajama. Tahaks päris oma kodu, meie esimest. Ja tänaseks on nüüd nii, et me loodame, et augustiks saab valmis. August-september. Nii, aga. Ja, et it's happening. Ja kui te tegelikult siin nagu selle maja kätte saate, siis ega tegelikult ta valmis ju sugugi ei ole, et mis me enne podcasti rääkisime, et päris suur summa on nagu see sissemaks, eks ju, laenu, maja üldse maksab Austraalias nagu üle $500,000 on ja et nagu päris suur väljaminek ikkagi tegelikult nagu, et siis sa ju saad selle maja kätte, aga ega seal on ju, see on täiesti tühi ka vaata on ja, et siis hakkab see tõeline kulutamine tegelikult ka pihta. Et nagu... Ja eks mingid mööblit on ajaga kogunenud, aga ilmselgelt mulle ei meeldi mitte miski neist enam. Või nagu ma tahaks ikkagi uut, aga eks tulebki asju prioritiseerida, et mida sul reaalselt kohe vaja on. Et meil on diivan olemas, aga ei ole ju kohe vaja uut, et nii tasapisi, et ei taha päris nööriga kaela panna, et sul ei ole mitte, pole söögiraha ega midagi, et nii-öelda tasapisi. Et kindlasti neid kulutusi hakkab tulema, näiteks meie tagaaed, seda nad ei tee, seda pead ise tegema. Et see tuleb täiesti nagu mulla või liivapõhi nagu. Jah, et ongi seal on liiv, eks siis me tahame nagu päris muru ja et see sinna maha saada tuleb, ja siis ongi külgväravad siis, ja nipet-näpet veel postkast. Ma poleks uskunud, kusjuures postkastid nii kallid on. Palju on siis? No ma olen vaatanud kuskil $500. Wow. Ja ma ei taha seda, mis sul on see väike post maas ja siis on... Nagu et tahad seda kivimüüri seda või? Ja, et mingid mõtteid on jah, et olen ka mõeld ise seda teha, et ei saa ju nii rasket olla. Et... Aga ongi, sa teed seda iseenda jaoks ja iseenda kodul, et hoopis teine nagu vibe. Muidugi, saad lõpuks välja sellest, et maksad kellegi teise laenu kinni on ja. Just ja saab
auku seina puurida, ilma et peaks kellegi nõu küsima või Kuidas teil üldse nende inspectionitega on läinud, et kas teil on praeguses nagu üürikohas pigem nagu siuksed leebemad või? Pigem leebemad jah, et meil on nii palju see agent vahetunud, aga meil on alati ikkagi puhas ja korras ja hoitud koht, et ja ma arvan, et see ongi, mis nagu neile oluline on, et nad ei aja nagu juuksekarva lõhki seal, et ma ei tea, üks kriip seal, et ilmselgelt me ju elame sees ja asjad ju kuluvad. Just kusjuures eile tuligi dušinurgast tuli see segisti seinast ära, sest see nii roostes oli see. Et issand, kas see on segisti? Ühesõnaga, kus see duš seal Kinnitunud, kinnitunud ja tuli seinast ära. Aga no ilmselgelt asi kulub, kogu aeg on niiske oligi ja nii roostes lihtsalt. Et aga ja siiamaani on ja väga vastutulelikud. Ja samuti meile üürileping lõpeb oktoobris ära ja ka siis me rääkisime neile, et me ehitame ja et kui valmis saab, et siis me ju ei taha 2 kohta korraga maksta. Et kui me seal ei ela üüripinnas, et peame ootama oktoobrini. Et aga väga vastutulelikud ja ütlesid, et jaa, no worries, et lihtsalt andke teada, kui valmis saab ja et mingit trahvega midagi maksma ei pea. Väga mõistlik. Jaa, täiega. Ma olen ise üritanud varem lõpetada ja see oli nagu ma olen ka kuulnud igast ja jutte. Kui keeruline teil oli üldse nagu seda lokatsiooni just võib-olla, kuna Pert on ju, ma ei tea, kas on ütles, et maailma üks kõige laiali valguvamaid linnu, vaata, et oli teil nagu keeruline võib-olla leida üldse seda vabat kohta, kuhu nagu üldse hakata ehitama, mis teil on nagu logistiliselt ja nii sobiks? No meil oligi see, et peaks olema ühistranspordiühendus hea, et ongi, kuna mu partner töötab kesklinnas ja me ei tahtnud, mõlemad oleme siis südamelt ikkagi maakad, et tahaks ikkagi natukene linnast välja, et ei oleks selle melu sees nii palju ja eks me käisime ikka ringi sõitmas, sest kuna mu partner on ka New South Walesist, siis ega tema ka Berti nendest linnaosadest nii väga ei tea, et mis on need head ja mis on need mitte nii head. Ja käisimegi õhtuti ja päevaeg sõitmas ja lihtsalt selle pealt oligi, mis vaibib. Aga see kant, kus me praegu ehitame, see on meile kogu aeg meeldinud, aga pigem oli see, et see on nii, et sinna ei ole maad saada ja kui on, siis see on nii kallis, et ei hakka väga push imagi. Aga jällegi unistustel on kombeks täituda, et saime. Äge. Ja see oli ka, et järjekord on maalappidel. Ja esialgu me olime 3. Mis mõttes järjekord, nagu kuna hakatakse ehitama või? Ei, et et kui sulle mingi maalapp siis pakub huvi, kuna konkurents on väga tihe, siis sul ongi kes on siis esimesel kohal, on sul siis 24 tundi või 48 tundi aega otsustada, et kas sa tahad seda maalappi. Ja kui sa nad oma jah-sõna, siis see eeldabki, et sa maksad selle maa depositi sissemaksu siis. Mis summa järgus? See oli vist $2000–3000. Okay. See ei ole nagu mitte midagi nii palju. Ja kui kui sa seda ikkagi otsustad, et sa ei soovi, sest võib-olla sa oled nii-öelda mitmele maalapile pannud nii-öelda selle broneeringu, ja nad on mingi muu saanud, mis neile rohkem meeldib, siis see langeb välja ja siis see teine läheb esimeseks. Ja te olite 3. siis? Ja me vist olime 3. jah. Me olime teistel maalappidel ka, aga need olid ka siuksed nii-öelda tagavara, et kui mitte, mis siis nagu fine. Et see tegelikult meeldiski kõige rohkem? Jah, see meeldis, sest meil oli üks teine natukene suurem maalapp, oli ka broneeritud, aga see oli kohe nagu algkooli ees ja siis oli mõtlesime, et tegelikult see ei ole nagu ideaalne, sest et nii see liiklus hakkab seal olema, ikkagi lapsed kilkavad, kõik siuke värk vaata, et tahaks rohkem privaatsemat. Ja siis saime, aga jällegi oligi see, et kui mingite maalappidega me hakkasime kahtlema, siis ka nagu nõuanne, et kui sa kahtled, siis ei ole see. It's either a fuck yes or a fuck no, on ju? Ja, täpselt ja, et
et see on ikkagi nii suur ost ja sa ei taha, et see oleks nagu siuke Ja siis sellest ajast, kui nagu selle maalapi siis saad ära broneeritud, siis saad nagu valida kohe nagu läbi selle konsultandi või kuidagi, et nagu selle maja mingi detailplaneeringu või jah, see oleneb, kui suur ja kui lai sul see maalap on, siis on erinevad disainid ja muidugi neid disaine sa võid seal muuta, neid seinasi liigutada, kuhu iganes, mida laiemaks teha, kui annab. Et ma ei tea, dušinurka täiesti ümber teha, aga muidugi see on kõik lisaraha eest. Et mingid asjad on jah tasuta, kui sa mingi seina kuskilt ära võtad. Ja ka tavaliselt jah, kui näiteks hästi populaarne on siin see, et kui sul on see põhimagamistuba, siis sul on WC ja vannituba seal ja seal ja ust vahel. Hästi populaarne. Aga et sinna uks vahele saada, see maksab ekstra 1000. tegelikult. Ja, et noh, näiteks ongi see, et kui magad hommikul ja sul, ma ei tea, tavaliselt on vannitubades aken ka, hakkabki päike sealt sisse sirama. Sa ei saa magada või kui teine läheb pesema, tuleb, ma ei tea, õhtuvahetusest või mis iganes, et siis sa ei saa pesta, sest see kõik see ju vesi ja kõik on nii noisi, et igatahes jah, et mingid ikkagi neid väljaminekuid tuli ikka seal teha, et lihtsalt noh, näiteks juba pistikupesad, et standardis on, et üks on sul toas, aga noh, kus sul peab olema rohkem ju, et sa pead nagu mõtlema ka kaugemale tulevikku, et jah, sa saaksid odavamalt, aga ongi, et noh, mille arvelt Ja siis umbes, mis sa ütlesid, 2 aastat läheb siis aega umbes, kuni maja valmis? No see on ka oleneb, sest et meie maalapp, kui me selle siis saime, see ei olnud valmis veel. Ja sellel ma mõtlen siis seda, et seal ei olnud see veestik, veetorud, elektritorud, mitte midagi polnud seal veel. Et see sai meil augustis valmis või septembris ja kui see oli valmis, siis nad saavad hakata alles ehitama. Ja kõik see paberimajandus, see kõik võtab siin aega, et me siin ikka vahepeal naljatame, et kõik jääb tuvipostiga, et jaa, on küll lauses jah. ja, et võtab nii kaua palju Olete käinud tihti objektil vaatamas või? käime ikka iga 2 nädala tagant, et alguses väga ei käinud, sest no mis sa käid seda liiva vahtimas. Aga nüüd, kui on jah, seinad on püsti ja katus ja kips ja kõik on juba seinas, et siis nagu juba tekib nagu, tunnetus ja, rohkem. et näeb juba täitsa maja moodi välja. Mega äge. Ja. Kas sul oleks siia lõpetusse võib-olla anda mingeid soovitusi või nõuandeid või selliseid mõttekäike võib-olla inimestele, kes on Austraalias juba või plaanivad tulla või lihtsalt on Eestis, kes kuulavad? No ma ikkagi tahaks rõhuda sellele, et open-minded ole ja positiivse ellusuhtumisega, et kõik on võimalik ja kõik on sinu enda mõtetes kinni. Et tegelikult ei ole piire. Ja veel lisaks veel see ka, et väga palju informatsiooni on, kuidas Austraaliasse saada, mis viisadega, aga kõik ei ole tõsi. Et kuula ja kirjuta ja suhtle inimestega, kes siis töötavad selle ametil või kes nagu reaalselt teavad fakte. Sest muidu see on lihtsalt nii palju on seda, kes mida arvab kuskilt. On kuskilt kuulnud omakorda. Pannakse natukene veel juurde. Et see on see ei anna sulle mitte midagi nagu. Ja. On küll. Et nagu sa ütlesid, et sul siin Patreonis käivad ka inimesed, et kes ongi sellel ametil, et see on hea võimalus seda kasutada. Jah, täpselt. Et kõik kuulama. Kõik kuulama, jah. Kuule, aitäh sulle, et sa tulid täna. Nii äge, et saime natukene sukelduda sinu ellu. Ja nii tore, aitäh kutsumast, sest ega see on ka uus kogemus mulle. Muidugi. Proovile panna natukene ja tead, see on nagu veits siuke mälestus ka, vaata, ma nagu võib-olla mingi YouTube videost asju teen ka, ma ei tee seda nagu võib-olla sellel eesmärgil, et ma saan mingi ülikuulsaks ja mingi palju vaatamisi, vaid et see on minu memory book.
Jaa, Ja- täpselt. Ja samuti ka mulle, et kõik minu jaoks on nii tavaline siin. Minu teekond on olnud, ma ei saa öelda igav, aga noh, tavaline vaata minu jaoks. Aga kui sa seda uuesti läbi räägid, siis sa tegelikult saad aru nagu vau, muidugi, kus ma jõudnud olen ja muidugi. ja Alles korjasid pikuli maas maasikaid jah, ja nüüd töötad kliinikus, sul on haridus käes, on Austraalia mees, sa Jah, oled täpselt, abiellumas, sul on oma maja kohe. ja et ikka What a kui journey. õnnelik ma olen. Muidugi. Jaa, absoluutselt. Et on vahepeal vaja ennast näpistada. Muidugi. Cheers! Cheers!